olete ka ise giid, kui palju neid gruppe siis on siin käinud? Oi, neid gruppe ei jõuagi kokku lugeda, neid on ikka, oleneb nüüd, mis mastaapi käsitleda, kas aasta, nädal, kuu, päev, mis iganes. Üldiselt me pakume tõesti mitte üksinda eestimaalastele, vaid ka väga kaugetest maadest siia tulnutele inimestele aktiivset võimalust militaarselt puhata väga erinevate tegevustega, sõjamasinatega sõites, helikopteriga Valgat vaadates õhust 12 minutit, meil on liikuv tank, meil on Eesti kõige uhkem ja kaasaegsem relvaekspositsioon muuseumis, aga muuseum iseenesest on üles ehitatud Eesti kõikide jõustruktuuride koostööle, alustades siis kas politsei piirivalve poole pealt, lõpetades kaitsepolitseiga ja meil on uus koostööpartner juurde tulemas ka näiteks muuseumisse demineerijad oma toa ja tegemistega. No kui panna erinevate riikide lipukesed laua peale, siis kui palju neid kokku saaks, paljude riikide külalised siin on käinud? No selle aasta statistika näitab, esimesed 6 kuud oli 42 riiki osalenud, et siin viimastel päevadelgi Argentiinast, Kolumbiast, rääkimata Jaapanit, Hiinat, Taiwanit ja nii edasi. Ma küsin, mis keeles neid ekskursioone siis tuleb teha? No valdavalt ikka inglise keeles. No meie ajame siin juttu Soomuki juures, siin on kiri rahvusvaheline Valga militaarajaloo festival 29. juuli. Tegelikult algavad üritused juba paar päeva varem peale. Jah, on tegemist siis 9. rahvusvahelise Valga militaarajaloo festivaliga ja selle aasta osalevaid riike on nii ürituse ettevalmistamise kui ka läbiviimise väga erinevate tegevustega seotud 15 riiki üle maailma, näiteks siit samast kõrvalt Venemaaltki tulemas 29 sõjaluuklubi ja need sõjamehed, kes nende klubide kaudu siia tulevad, on juba 27. laagris. Eesti Kaitseväe abiga saab see sõjaväeste laager varakult üles löödud ja kõik need tegevused, mis festivali ajal siin nii rahvusvaheline suur vanavaralaat, kus on kõige kaugemad registreerijad praegu Hispaaniast päris, et hommikul kell 6 algab laat ning kell 3 lõpeb laat siinsamas militaarteemapark muuseumi kõrval, haigla ümbruses, pargis, parklates liitlaste tehnika, meie kaitseväe tehnika rahvale üles pandud koos erinevate relvanäituste ja tegevustega. On võimalus siis koerte tegevusi jälgida terve päevas ja lobusega sõita ja kõige kuumemaks läheb muidugi siis kell 16.00, kui Euroopas ainulaadse ja ainukese lubatud üritusena jätkuvalt juba siis 9. korda on need sõjamehed väga erinevates vormides läbi linna marssimas, pikad Punaarmee kolonnid 1940. aastates, edasi siis saksamehed oma vormides, soomlased koos oma tehnikaga ja nii edasi kuni tänapäeva militaartehnikani välja, Eesti Kaitsevägi ja tema liitlased ning õhtul siis linnast juba 10 kilomeetri kaugusel tõeline lahing toimumas, kus tehakse 80 000 pauku selle lahingu jooksul 1944. aasta lahing Väikse Emajõe lahingruumis, kus ka 1944 septembris oli väga-väga kuum ja lahingusse on paisatud mõlema poole pealt tanke, rääkimata siis isikkoosseisust, kahuritest ja kõigest muust. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ja mehed mõistagi laulavad siis tolle ajastu laule, olgu ta siis Katjuša või Lii Marleen, istute lõkke juures ja mõtisklete ajaloo üle. Ja, väga meeldiv on see, et olgu nad siis tulnud ida poole pealt, lääne poole pealt, arutatakse siis ajaloo üle. Nii on võimalus meil tutvustada oma neid keerulisi aegasid 40-ndatest, miks olid Eesti meeste valikud sellised nad nagu ta olid, et tuli halvimast parim valida ja nende arutelude käigus on väga palju ka küll siin Moskvas, Kaliningradist mehed avastanud, et
et ei olegi üksinda repressioonidega seotud olnud, et minu vanaisa või vanaonu või täpselt samamoodi siis repressioonide alla langenud ja me ei tee selle ürituse militaarfestivali raames poliitikat, meil on kultuuriüritus ja selles suhtes ka laagris väga üksmeelne õhkkond ja töö läbi tõesti nii kõikidel kohal oldud öödel lauldakse nii Marleeni kui Katjušat ja ollakse sõbrad, laiendatakse koostöölepinguid ja nii edasi. Ja kõik teed toovad siis Valka 27–29 juuli. Kindlasti. Lisaks tehnikale, mis mõistagi mehepoegi tõmbab, pakutakse midagi ka hingele. 29. juuli õhtu kulmineerub muuseumi õuel kontserdiga Tähed militaartaevas. Laval astuvad üles ansamblid Põhja-Tallinn ja Smilers.